Washington suurendab Bagdadis survet ja seekord võib seda juhtida uus nägu. Täpselt nii. Tom Barracki määramist USA presidendi eriesindajaks Iraagis tõlgendavad piirkonna ametnikud kui märki, et Washington valmistub olema palju agressiivsem ühe Iraagi kõige tundlikuma probleemiga – relvastatud rühmitustega, mis tegutsevad väljaspool riigi kontrolli. Peaminister Ali Al-Saidi on juba pannud desarmeerimise päevakorda. Ta ütleb, et on otsustanud tuua kõik relvad riigi kontrolli alla, kuid tegelikkus kohapeal on keeruline. Üks Muqtada al-Sadriga seotud rühmitus on nõustunud liituma riigi jõududega, samal ajal kui mõjukad Iraaniga seotud rühmitused jäävad kas ebamääraseks või on avalikult vastumeelsed. Nüüd on küsimus selles, kas USA surve, mida toetab see uus erindaja, suudab Iraagi viia läbimurdele või hoopis sügavamale sisemisele vastasseisule. Ja meiega liitub keegi, et seda kõike lahti seletada. Ja meiega on liitunud ka Intifad Kanbar, kurdi kaitsetegevusnõukogu esimees Washingtonist. Hästi, Intifad, kas sinu arvates muudab Barracki ametisse nimetamine tegelikult USA mõjuvõimu Iraagis või on see pigem lihtsalt signaal, kui tegelik poliitika muutus? Natasha, Ameerika Ühendriikidel on Iraagi üle tohutu mõjuvõim. Iraagi dollarid liiguvad föderaalreservi. See tähendab, et suur osa tuludest tuleb nafta müügist. Ja samuti on Ameerika Ühendriikidel Iraagi üle suur mõju ka sõjalise luure osas. Ja samuti kurdid, kes on Ameerika Ühendriikide liitlased ning on Ameerika jaoks Iraagis suur väärtus. Siiski arvan, et suursaadik Tom Barracki kavatsused on head, et relvarühmitus laiali saata. Aga mis siin puudub, Natasha, on see, et puudub selge strateegia, USA strateegia selle tegemiseks. Inimesed peavad mõistma, et Iraagi riik on läbi kukkunud riik. Iraagi riik pole 20 aasta jooksul suutnud isegi elektrit ega lihtsaid teenuseid inimestele pakkuda, sest riigi valitsemine on läbi kukkunud, kui nii võib öelda. Seega, kui Ameerika Ühendriigid loodavad Iraagi valitsusele, et see suudab relvarühmitused laiali saata, siis see ei hakka toimima. Lisaks tead, mõnikord kuuled Iraani käsilastelt, mida Iraan mõtleb. Nii et ma kuulen Iraani käsilastelt Iraagis. Nende strateegia, Natasha, on osta aeda 2 aastat aega kuni Trumpi lahkumiseni. Nii et nad hakkavad läbi rääkima, annavad lubadusi, teevad siin-seal väikseid samme, aga mingit põhimõttelist tegelikku muutust nende relvarühmituste osas ei toimu. Ameerika Ühendriigid peavad tulema välja selge samm-sammult strateegiaga ja selle Iraagile peale suruma. Ja nad saavad seda teha, kui neil on strateegia, mida nende relvarühmitustega peale hakata. Sest kui nad võtavad need relvarühmitused, muudavad nende nime ja panevad nad siseministeeriumi või Iraagi armee alla, siis ma ei usu, et me oleme midagi oluliselt muutnud. Nad jätkavad rünnakuid Iisraeli, Kurdistani ja Pärsia lahe riikide vastu. Aga meil peab olema väga selge plaan, kuidas need relvarühmitused laiali saata. Ja kuidas mitte lubada Iraanil mängu sekkuda. Aja jooksul tead, kuni president Trumpi ametist lahkumiseni 2 aasta pärast. Enne seda intervjuud sinuga kuulasin ma ühte taskuhäälingut, mida tegi üks juristidest mulla, kes valis Mushabah Khamenei. Ta ütles midagi väga huvitavat, väga olulist. Ta ütles, et meie 2 suurt imaami, Khamenei ja Khomeini, õpetasid meile ühe õpetuse. Mõnikord, kui me ei tea, mida teha oleks õige, peame vaatama, mida vaenlane tahab ja tegema täpselt vastupidi. Kui vaenlane tahab, et teatud inimest peetaks Iraanis heaks, siis me hülgame selle inimese. Kui vaenlane ütleb, et teatud inimene on halb, siis just selle inimese me valimegi. Nii et kui president Trump kuulutab iraanlastele oma nõudmisi, töötavad nad sellele iga kord vastu ja sellest saab liikuv sihtmärk. Ameerika Ühendriigid peaksid tegutsema diskreetselt ja iraanlasi selles mängus üle kavaldama, sest nad suruvad Iraanis neile nõudmistele vastu seistes oma poliitika läbi. On ilmselge, et te rääkisite väga selgest plaanist, mille Ameerika Ühendriigid peavad ellu viima, et panna Bagdad reaalselt need Iraaniga seotud rühmitused relvituks tegema. Teie arvates, mida see peaks sisaldama? Esiteks peame me isoleerima nende relvarühmituste juhid. Mõned neist on valitsuses.
Mõned neist istuvad praegu ja teevad otsuseid ning neil on oma blokid. Neid ei tohiks tolereerida. Nad tuleks isoleerida, kõrvaldada ja kuulutada maailma ning Ameerika Ühendriikide vaenlasteks. Teine samm on koostada plaan relvarühmituste relvitustamiseks ning need relvad peavad olema arvele võetud. Kolmandaks maksab Iraagi valitsus relvarühmitustele Iraagi naftatuludest, mis lähevad New Yorki. $3 miljardit palkadeks pluss kulud teevad 6–10 miljardit $. See peab lõppema. Iraagi valitsus tuleb ähvardada. Kui te jätkate nende relvarühmituste rahastamist, kehtestame teile sanktsioonid. Me peatame dollarite voo teie riiki. Teine asi, andke rohkem võimu Ameerika liitlastele. Andke rohkem võimu Põhja-Iraagi kurdi peshmergadele. Andke neile rohkem relvi. Andke neile õhutõrjevahendeid relvarühmituste, droonide ja rakettide vastu. Nemad on suurim väärtus Iraagis. See peab kõik kokku tulema suureks plaaniks, et relvarühmitused laiali saata. Ja see plaan tuleb rakendada kindlates etappides ning Iraagi valitsus tuleb aegsasti teavitada, et nad tegutseksid õigel ajal. Vastasel juhul seisavad nad silmitsi kõrvaldamisega. Neid ähvardavad sanktsioonid, neid ootab ees dollari boikott ja muud meetmed. Õige. Tahaksin teid nagu alati väga tänada meiega liitumise eest ja väga huvitav on kuulda, mida teil selle kohta öelda on.